Kui ma täna siia jõudsin, siis oli üks väga huvitav üritus, kuhu mul oli kutse, nimelt Soome suurettevõte Nokia, kes seda ei mäletaks, Nokia 3030, siis Nokia korraldatud üritus, mis puudutab siis tulevikutehnoloogiat ja seda, et kuidas nemad ühe Euroopa suurettevõtjana suudaksid kaasa joosta seda võidujooksu, mis on maailmas toimumas, tehisintellektile, kübertehnoloogiale, tehnoloogia arengule, kvantumtehnoloogiale. Nii et osalesin seal üritusel, et siis arutada neid kitsaskohti, väljavaateid, võimalusi maailmas globaalselt ja loomulikult asja lõpuks see lõpptulemus on see, et Euroopa Liidus on liiga palju regulatsioone, mis takistavad Euroopa ettevõtjatel normaalselt areneda, kasvada, saada võimekust juurde, ehk et kui Ameerika ettevõtted jooksevad juba ammu meil pikalt eest ära, hiinlased on ammu ees ära, siis eurooplased kõvasti reguleerivad ja mõtlevad, et kuidas siis limonaadipudelite korke kinni keerata, et jumala pärast need plastikkorgikesed ei satuks kuidagi maapinda või ookeanisse. Seega väljavaade on Nokial väga tugev olemas sellest, et kuidas tehnoloogiliselt üritada tasa teha seda kaotusseisu Hiinale ja USA-le. Neil on küsimus pigem nagu Euroopa Liidus ja liikmesriikides, et kas on ka olemas päriselt tahe selleks, et bürokraatiat ja neid regulatsioone ja takistusi vähendada või kui minnakse samamoodi edasi, siis sisuliselt me oleme välja sureva rahvastiku ja välja sureva majandusega kontinent maailmas, mis on lükata ja tõmmata ja kus pigem Hiina, USA või Venemaa otsustavad meie eest. Seega soomlastesse mul on usku, ma arvan, et see võimekus on neil väga kõva, aga nüüd on küsimus pigem kõigis meis, et kas me suudame Euroopa Komisjoni niivõrd kõvasti raputada, et nad tagasi tuua reaalsusesse, mis puudutab bürokraatiat, regulatsiooni ja majanduslikku konkurentsivõimet või minnakse samamoodi edasi oma ülebürokratiseerimisega, rohepöördega, regulatsioonidega. Eks aeg näitab, ülemäära optimist ma kahjuks ei ole, kuna me kõik teame, et bürokraatia loob uut bürokraatiat ja selle hävitamine on kohutavalt keeruline. Aga anname endast parima. Teine asi, mis mul on toimunud, on siin toimus kohtumine Eesti töötajatega, kes tegelevad siis kõikide õigusaktide, seadusloome tekstide tõlkimisega eesti keelde, just nimelt ka juriidiliselt, et need oleks korrektsed, ühtsed, selgelt arusaadavad. See kõlab natukene võib-olla ehk humoorikalt, kuna Euroopa Liidu õigustekstid ei ole tavaliselt mitte kunagi selgelt arusaadavad, vaid tegemist on väga tihti bürokraatliku hämaga selleks teksti toota, aga kuna ma tean, et Eesti inimesi, kes siin töötavad, siis nad vähemalt üritavad endast parima anda, et seda teksti kokku panna, seda nii-öelda õigusloomet, mis on vastu võetud parlamendis, Euroopa Komisjonis, et see oleks võimalikult arusaadav keskmisele inimesele, kuigi selle lugemine on väga raske. Aga kohtumine oli üpris huvitav. Ja kolmandaks oli mul kohtumine ühe siis nii-öelda kommunikatsiooni inimesega, kes esindab ühte suurt tubakatoodet, kuna Euroopa Liidus on tulemas suur tubakatoodete reform ehk direktiivi muutus, mis käsitleb siis, et mis tubakatooted Euroopa Liidus on lubatud, kui kõrgelt neid maksustatakse, mis on need piirmäärad ja see on jällegi valdkond, kus loomulikult liigub miljardeid eurosid igal aastal. Seal on erinevad siis korporatsioonide huvid, majanduslikud huvid ja see muidugi, mis on minu huvi isiklikult, on see, et liikmesriikidel säiliks võimalikult suur iseseisvus, maksustada vastavalt enda äranägemisele, kuna näiteks praegu on Prantsusmaa tegelemas nikotiinipattide keelustamisega, kuna nad arvavad, et see on liiga terviskahjustav. Belgias on need juba keelustatud. Samal ajal Rootsis on olemas täiesti legaalne snüüs, mis ei ole mitte nikotiinipadjad, vaid tubakatooted, kus on padjakesed, kus enamjaolt on tubakas ja siis maitseained või mingisugused muud ained sees. Ja need on olnud Rootsis üle 200 aasta turul. See on üks osa rahvusrikkusest ja traditsioonidest ja Rootsi on ainuke riik Euroopa Liidus, kus on see lubatud ja see oli üks nende liitumistingimusi aastal 1995, kui nad liitusid Euroopa Liiduga ja nad tahtsid saada erisust, et kui Euroopa Liidus tervikuna on kõik alternatiivsed tooted keelatud, siis Rootsis peavad olema lubatud, kuna see on osa nende ajaloost ja traditsioonidest. Hüva. Aga nüüd hakatakse üle vaatama siis kogu Euroopa Liidu direktiivi raamistikku, et millised tooted keelustatakse, millised jäävad turule, kui kõrged on maksumäärad ja kui palju säilib riikide
enda otsustusõigust, et kuidas neid maksustada. Ja loomulikult minu seisukoht on, et igal riigil peab säilima võimalikult suur õigus ise määrata maksumäärad, kui palju on makse korjama, kui mitte see ei oleks föderaalselt juhitud kuskilt Brüsselist, et üle Euroopa Liidu peavad olema ühtsed maksumäärad, ühtsed keelud, ühtsed käsud. Et selle vastu ma olen igati siin. Lisaks juurde julgeolekust, täna oli väga huvitav artikkel Frankfurter Allgemeines, Saksamaa ühes suurimas väljaandes, kus räägitakse Kaja Kallasest, kes siis Saksa suure väljaande kohaselt ei ole üldse hakkama saanud oma tööga, vaid et hoopis tema uksed on suletud, keegi temaga rääkida ei taha, ei Ameerika Ühendriikides ega mujal, mis tähendab seda, et Eestis võid sa ju valijad ära petta suurte valedega, et maksud ei tõuse või et keskmine pension säilib maksuvabana, aga Euroopas tervikuna ära petta itaallasi, prantslasi, sakslasi läheb keeruliseks. Ehk et valetajad uskuma ei jää ja kui ka intellektuaalne võimekus ei ole just võib-olla päris isegi mitte keskmisel tasemel, siis on väga-väga keeruline siin hakkama saada. Nii et kui ma peaksin midagi ennustama, siis suure tõenäosusega ma ütleks, et võib-olla 2, 3, 4 kuu jooksul Kaja Kallas enam ei ole enam kõrge välisesindaja Euroopa Liidule. Selle asja negatiivne külg on muidugi see, et siis valitseb väga suur oht, et Kaja Kallas tuleb tagasi Eestisse ja seda õudust. Nii et loodame, et seda ei juhtu, et ta tagasi tuleb, aga samal ajal ma siiralt loodan, et Euroopa Liit saaks ka normaalse, adekvaatse võimeka inimese, kes suudaks Euroopa Liidu ehk liikmesriikide huve esindada maksimaalsel määral, kes ei oleks föderalist, aga samas jagaks reaalsust ka julgeoleku küsimustes, ehk et Kaja Kallasel võivad olla küll normaalsed sõnavõtud, mis puudutab Venemaad, aga samal ajal need peavad olema normaalsed sõnavõtud ka seda osades, mis puudutab Kreekat, Hispaaniat, Itaaliat, Luksemburgi, Hollandit, ehk et sa pead adekvaatselt aduma Euroopa tervikolukorda, mitte ainult siis Tallinna vaatest, vaid ka Madriidi, Pariisi või siis Berliini vaatest. Ja see on asjaolu, mida Kaja Kallas kahjuks ei suuda just kõige paremini. Ja lõpetuseks, kui me räägime Eesti sisepoliitikast, siis kui me vaatame seda, kuidas toimub Eestis moonahanked Hanno Pevkuri juhtimisel, siis ütleme nii, et eks suurim rõõm on kahjurõõm, aga see, mida räägivad täna Martin Herem, Kusti Salm, teised julgeolekueksperdid, siis fakt on see, et ilmselgelt Pevkur ja Reformierakond tervikuna ei ole suutnud võimalikult kiiresti, efektiivselt tegutseda selle nimel, et Eestil oleks maksimaalne kaitsevõimekus olemas juhuks, kui mõnel päeval meie olukord enam ei ole kõige roosilisem. Paraku on täna Eesti valitsuse ja kaitseministri suhtumine, et võtame rahulikult riigihangetega, otsime alles partnereid, sõlmime alles tulevikus lepinguid, justkui Kremlil on aega oodata nii kaua, kui meie oleme Eestis valmis lõpuks ütlema, et nüüd me oleme valmis ennast kaitsma teie provokatsioonide, teie rünnaku, teie hübriidrünnakute vastu. Kui meil on probleem valitsuses, siis inimesed tuleb välja vahetada kohe ja kiiresti, et me ei kaotaks seda mitte ühtegi päeva selleks, et taastada Eesti majandus, Eesti inimeste toimetulek, Eesti inimeste motivatsioon Eestis elada, lapsi saada, lapsi kasvatada, Eesti riiki kaitsta. Kuid tänane valitsus kahjuks teeb kõike täpselt vastupidiselt. Ja kui me vaatame kas või praegu viimast otsust, mille langetasid Balti riigid ja Poola ühiselt, nimelt lahkuda Ottawa konventsioonist, mis käsitleb siis keeldu kasutada jalaväe miine. Sellest rääkisid konservatiivid, erinevad erakonnad, nii EKRE, Isamaa, viimasel ajal Keskerakond õnneks, minu koduerakond, on rääkinud aastaid, et sellest konventsioonist tuleb lahkuda. Me piirame oma enda enesekaitse võimekust olukorras, kus me oleme piiririik. Me elame sellise naabri naabruses ja meie naaber, kes on meie põhiline julgeolekuoht, ei ole mitte kunagi selle konventsiooniga liitunud, siis kui meie naaber, kes on meie oht, võib neid relvi kasutada, aga meie ei või oma idiootsuses, siis lõpuks täna tuli see otsus, et sellest konventsioonist lahkutakse ja me ei seo ennast piirangutega, mis on irrelevantsed, ebavajalikud ja meile kahjulikud. Aga samas, mida ütles jälle Hanno Pevkur kaitseministrina, et kuigi me lahkume konventsioonist, siis me ei plaani üldse soetada neid miine. Me ei plaani neid osta. Siis
mille paganama pärast me lahkume konventsioonist, kui me ei plaani koheselt tegutseda selle nimel, et meil oleks ka võimekus neid miine kasutada, mille keelustamise konventsioonist me lahkume. Jällegi, klassikaline näide ebakompetentsusest ja ebapädevusest. Ehk me peame kasutama kõiki vahendeid selleks, et oma riiki, oma maad, oma ühiskonda kaitsta nende vahenditega, mida kasutavad ka meie potentsiaalsed vastased. See on see asja moraal. Muudes küsimustes aga ma soovin kõigile ilusat kevade saabumist. Loodetavasti varsti lähevad ilmad ka soojemaks ja paremaks, mis annab meile jällegi optimismi ja lootusrikkust vastu pidada, edasi töötada ja elada ikka Eesti nimel. Olge tublid ja kohtume taas umbes nädala pärast juba Brüsselist Euroopa Parlamendist.